Puuetega Inimeste Koja taskuhääling. Tere! Eesti Puuetega Inimeste Koja taskuhääling ehk Epikoda on jälle käima läinud, sest et sügis jõudis kätte, suvepuhkused lõppesid ära ja meil on uus töö- ja terviseminister Peep Peterson ja temaga me seekord juttu teemegi. Me räägime tööhõivest ja töövõimetuse määramisest töötukassa poolt ja teeme juttu ka kutsehaigetest ning töötervisest laiemaltki. Mina olen saatejuht Jakob Rosin ja loodan, et teil on põnev kuulamine. Minul igatahes ministriga vestlemine oli küll põnev. Hakkame pihta. Mul on hea meel tervitada Eesti Puuetega Inimeste Koja taskuhäälingus nüüd töö- ja terviseministrit Peep Petersoni. Tervist! Tere! Me hakkame rääkima natukene tööhõivest ja töötamisest ja minister on see, kes Eestis kõige laiemat vaadet ehk selle üle omab. Ma võib-olla alustaksingi kaugemalt, et ma vaatasin, et töövõime reformist saab siin hea mitu aastat juba mööda. 2016 alustati sellega tegutsemist. Kuidas teie täna hindate? On töövõime reform enda eesmärke tänaseks juba täitnud ja on olnud edukas? Ja ma mäletan, kui me seda arutasime tegelikult Epikoja rahvaga 16. aastal või enne seda, siis oli meil tegelikult nagu hirmud olid suured, et sellest tekib siis inimestele pigem stress kui reaalne abi. Ja siis oli ka nagu, mina olin siis ametiühingutes ja oli nagu valiku koht, et kas keskenduda nendele hirmudele või mõelda, et mis on siis tegelikult inimeste pikk ja suur huvi. Ja ma pean ütlema, et siis ma võtsin oma isikliku kogemuse sellest, kuidas mu isa langes tööturult välja liiga vara. Ja ma jõudsin järeldusele, et tegelikult inimesed tahavad olla kaasatud, inimesed tahavad olla tööl. Ja see oli siis nagu see põhifookus. Ma mäletan, et me kritiseerisime tookord valitsust, et see nagu eelarvestab seda lohakalt ja ei mõtle kaasa, aga tänane seis on see, et tegelikult on saanud tööd palju rohkemad inimesed, kui me tookord unistasime. Ma usun, et nende inimeste elu on kvaliteetsem ja parem. Me teame ka samal ajal, et on probleeme seal ja pettumusi ja nende hindamistega seoses, aga neid me ka nagu jooksvalt lahendame, nii et mina pigem olen nagu meeldivalt üllatunud, et läks paremini, kui me lootsime, aga see ei tähenda, et neid probleeme ei peaks edasi lahendama, mis seal üles jäid. No me tegelikult tõesti näeme seda, et inimesed on saanud tööle ja paljud neist ka tööd tahavad teha, aga mida nende inimestega teha, kes võib-olla on olnud siin aastakümneid sellised kodus, et neil tegelikult oleks võimalik teha tööd, neil lihtsalt puudub selline harjumus teha tööd, et töövõime reform on üritanud neid inimesi tuua pildile, mõnel juhul see võib-olla on õnnestunud, mõnel juhul mitte. Kui suur probleemkoht see teie vaatest on? Jah, et need, kes tahtsid tööd teha, need said tegelikult esimeses ringis väga kiiresti ja siis sealt me tegelikult läheme järjest samm-sammult edasi, et ühed, kes väga tahtsid, järgmised, kellel ei olnud midagi selle vastu ja siis oli need, kes olid leiged, eks ju, võib-olla on täna jõudmas tööturu lähedale, aga on inimesed, kes on juba nii harjunud selle mõttega, et see töö on nende jaoks nagu ei. Ja nemad ilmselt on algusest peale kogu seda protsessi tajanud sellise nagu stressina. Et ma väga loodan, et teiste eeskuju neid veenab. Selge on see, et nad ei tule väga kergesti kaasa ja neil ei olegi kerge kaasa tulla, sest nende see sotsiaalsed taustad ja valmisolekud ongi tagasihoidlikud, aga kui töötukassa pakub selliseid pehmeid abimeetodeid, et on see siis mingisugused kooskäimised, klubilaadsed sellised meetodid, et neid ma ikka soovitaks käia, võib-olla läheb seal see meeleolu paremaks, et kõige halvem, mis võib-olla tekkis selle reformi käigus oli see, et väga paljud inimesed olid ka ehmunud ja välistasid enda jaoks selle, mõtlesid väga hirmsaks enda jaoks selle mõtte, et nad kunagi tööl käivad
ja sealt tagasi välja pääsemine ei ole olnud kerge. Paljud inimesed on tööle saanud, meil on tegelikult ka võib-olla puude liigiti selliseid auke. Mina töötan muuhulgas ka Eesti Pimedate Liidus ja Eesti nägemispuuetega inimeste kogukonnas on neid inimesi, kes üldse ei näe, väga vähe tööle saanud. Et kas need probleemkohad erinevate puudeliikide lõikes on teile teada, sest näiteks kui ma küsin Töötukassa käest numbreid, siis nad neid ei tea, et kui palju näiteks pimedaid inimesi tööle on saanud. No ega me ei ole ka Töötukassas küsinud, et kuidas see on. Me oleme uurinud küll, et kuhu siis rakendutakse ja enamasti ma kahjuks pean ütlema seda, et rakendumine kogu selle reformi käigus on pigem olnud sinna miinimumpalga lähedale. Ehk siis tegelikult need töökohad, mida me tahaksime inimestele, mida nad suudaksid täita ka, ma arvan, oma intellektuaalsete võimete poolest, et neid ei tulda pakkuma sellele sihtgrupile kahjuks veel. Et see on asi, mida me peaksime tegelema. Näiteks praegu ma vaatan, eks ju, meil tuleb see podcast väga hästi välja. Ma küsin, miks ei ole Eesti Raadio võtnud juba inimest tööle? No, ma töötan nüüd Kerradis. Okei, siis on korras. Siis juba on midagi. Tegelikult tööandjate seisukohast, mis nemad täna tunnevad, sellepärast, et kui ma räägin inimestega, kellel on erivajadus, siis hästi sageli me jõuame nagu sinna küsimusse juurde, mis inimene ise endalt küsib, et kas ma oma CV-sse panen selle, et ma olen puudega. Ja paljud ei pane sellepärast, et tööandjatel endiselt on nagu väga suur eelarvamus. Minu taust on see, et ma tulen, eks ju, ametiühingutest, kus me oleme siis menetlenud seda pilvisemat poolt tööturust. Ehk siis võib-olla keskmine pilt tööandjast on parem, kui ta on olnud minu nagu karjääri jooksul ametiühingus töötades. Et ma kardan, et see on tegelikult tunnetamise küsimus, et kõik töökohad alla mediaanpalga. Ja ma oleksin kõhklev, kas ma seda kirja paneksin, võib-olla need töökohad, mis on seal päikselisemal poolel, seal võib olla sellist valgustatust rohkem ja võib-olla seal ma julgeksin kirjutada. Et ma ei ole liiga optimistlik, et see on hea mõte kirjutada. Kuigi kui on teatud sellised momendid, kus võib-olla riik toetab, siis võib-olla tuleks see nagu kasuks. On olnud juttu sellest, et võib-olla kauplused on pigem huvitatud, eks ju, vähenenud töövõimega inimestest, isegi kui võib-olla täie töövõimega inimestest, sest teatud need riiklikud toetused kuluvad neil märraks ära, aga ma ei julge seal ka nii väga kindla peale väita. Kui töövõimereform tuli või seda arutati, üks kriitikapunkt oli liigne sõltumine Euroopa Liidu rahadest. Ja kui ma loen Eesti Päevalehte, seal mõnda aega tagasi Tuuli Jõesaar kirjutas sellest, kuidas Töötukassal on suur mure, Euroopa rahad või need fondid varsti sulguvad, rahad saavad otsa, teenuseid samas on vaja edasi osutada, inimestel on seda vaja ja teenused on ennast ka suuresti ära tõestanud, eks ole. Samas ei lähe pea tundigi mööda, kui me ei kuuleks Eesti riigis täna kokkuhoiutest ja kärbetest, et kui suur see oht seal on, et see nende teenusteni ühel hetkel jõuast, et Töötukassa, ma saan aru, oktoobrikuuks peab esitama valitsusele ülevaate või siis teile ülevaate selle kohta, mida kärpida ja kui palju on võimalik? Positiivne moment on see, et nad ei esita meile midagi sellist, mis on juba ette ära otsustatud, et me saame lihtsalt neid momente pidi kõndida ja vaadata, mis seal siis praegusel hetkel on, millised on rohkem õigustanud meetmeid ja millised ei ole, et me õigustanud asju kindlasti ei taha nagu kinni panna, ehk siis jah, et see, et meile mingisugune ülevaade antakse, ei tähenda veel seda, et asjad kinni lähevad. Tõsi on see, et vähemasti 6,2 miljoni ulatuses me seda kärpe kohta otsime ja see on siis selles usus, et võib-olla kõik asjad ei ole nii hädavajalikud olnud ja nii kasulikud. Ma ei oska praegu näppu peale panna, ma juba niimoodi ennetan järgmist küsimust. Et mis need asjad on selle 6,2 sees, ma praegusel hetkel ei suuda vastata, ei tea täpselt, aga pigem on siis nii, et me ei püsi jäigalt nendes mõtetes, vaid me käime rahulikult, vaatame, kas mõnda asja saab pisut vähendada, kas neid saab ümber korraldada teistmoodi soodsamalt. Ehk siis me tahaksime olla sama kvaliteetselt edasi, kui see kärbega toimub. Ükski muudatus, mis inimestele meeldiks,
ei tule ilmselt ilma kulutusteta. Ma olen kuulnud ühte muret nii-öelda just tööandjate poolt ja tegelikult ka töötajate poolt, et osaline tööaeg on selline üks murekoht, et inimestel on keeruline osalisele tööle saada, tööandjad seda ei soovi, nad peavad siiski sama palju makse nende inimeste pealt maksma, samas tervis ei luba võib-olla kõigil täiskoormusega töötada. Et kas siin on mingisuguseid muudatuse lootuseid tulemas mingil ajal? Me oleme tegelikult läbi kõndinud selle teema kolmepoolsena, et valitsus, tööandjad, ametiühingud ja nii tööandjad kui ametiühingud on olnud seda meelt, et ka samamoodi, et need võimalust mitmekesise, erineva nagu koormusega töökohtade järele tegelikult Eestis on suur, kui Hollandis on probleem selles, et võib-olla neid täishõive töökohti on liiga vähe, siis Eesti probleem on see, et liiga paindumatult võetakse, aga siin on natuke maksupoliitiline moment ka, see sotsiaalmaksu põrand, meie tööandjad kahjuks ei tea nendest eranditest, mis juba kehtivad. Ja üks salaplaan siin aasta tagasi oli see, et kui me analüüsisime, et me praegusel hetkel seda põrandat kaotada ei saa, küll aga me saame luua võib-olla ühe erandi veel, kus seda põrandat ei küsitaks ja selle käigus siis anda ka tööandjatele jällegi teada, et need inimesed, ma arvan, et enamus puuetega inimesed kuuluksid pigem nende hulka, kelle puhul need erandid kehtivad ja nende puhul see sotsiaalmaksupõrand ei tohiks olla pooliku töökoha või osalise tööaja nagu saamise probleemiks. Aga jah, see on pigem kommunikatsiooni küsimus, aga täna siin kohtudes EPIKoja juhtidega, siis me tuvastasime neid teemasid veel, mis tuleks tegelikult läbi rääkida tööandjatega otse, et miks üks või teine asi, enne kõike see osalise koormusega töökohtade loomine, et mille taga see ikkagi on ja kui riik saab aidata, siis millega. Siis mul on tunnet, et mitmed probleemid võib-olla on isegi selle taga, et tööandjad lihtsalt ei tea asju, et me peame nendega rohkem rääkima. Absoluutselt, et siin vahel räägitakse sellest, et maru jäik on kõik seadus, aga tegelikult praktika, ka kohtupraktika lubab asju teha palju rohkem, et võib-olla see tööandjate harimine küsimus, et kuidas tööandjaid harida, kuidas viia siis nagu see teadmine tööandjateni, mida kõike tegelikult tööturg täna võimaldab, milliseid häid inimesi saada on, millistel soodsatel tingimustel maksupoliitika seisukohast, et seda infot me võiksime kõik koos paremini jagada, aga seda niisama nentida ei ole mõtet, selleks tuleb ikka mingi reaalne pingutus teha ja plaan. Sageli juhtub ikkagi seda, et töötaja, kui sa oled ka vähenenud töövõimega töötaja, peab oma õiguseid väga detailselt teadma. Ta peab väga teadma, mis võimalused tal on. Ta peab oskama neid õigest kohast küsida. See nii-öelda see kadalipp on üsnagi tihe. Kas see protsess võiks inimese jaoks kunagi ka kergemaks muuta? Võib-olla teise külje alt siin ettevalmistades, kui kuulsin ka nendest probleemidest päris palju, kus inimene ise tajub, et ta tervis on halvenenud ja ta läheb oma töövõimet hindama, aga ta siiski hinnatakse 100% töövõimega töötajaks, ehkki tegelikkuses tervislikel või muudel põhjustel on tema tervis kehvem. Et see on inimese jaoks sellised tagasilöögid on nagu päris tõsised, kas see protsess võiks ühel hetkel ka natukene lihtsamaks või mugavamaks just selle inimese jaoks muutuda? Siin on nüüd kaks olukorda, et kas suhetes tööandjatega võiks midagi muutuda, siis ma kahjuks pean ütlema seda, et me elame kapitalistlikus maailmas, mis nüüd liiga, mis areneb täpselt omas tempos, et võib-olla 2 aasta pärast on ta 2% või 5% nagu leebem tavalise inimese suhtes, tegelikult on kapitalism ongi karm kord. Et siin pigem mina mõtleksin selle peale, et mis on need mis on see tugi, mida me inimestele anname, et kas inimesed tõesti kuskilt liidust, hästi rahastatud liidust saaksid seda tuge, et neil oleks abimees, kes neil selle tee läbi käiks. Ma lihtsalt mõtlen Rootsi peale, Rootsi valgekraed. Ka neil, ütleme, nad on haritud inimesed, töötavad kontorites, ka neil on nagu tegelikult keeruline tööandja vastu teatud situatsioonides nagu astuda, ja nad peavad liituma ja maksma liikmemaksu selleks, et neil oleks nagu siis abimees olemas, kelle, et nad saavad siis ametiühingusse pöörduda ja küsida, et kuidas asjad on, kas nii või teisiti, ehk siis igale küsimus antakse sealt vastus.
et seda enam on veel vaja, eks ju, võib-olla inimestel, kellel on ka muid takistusi vabal suhtlemisel seda tuge tagada, et ma arvan, et see asi jääb nagu alatiseks. Mis puudutab nüüd seda töötukassa poolt, kas läheb inimlikumaks, ma arvan, et neid otsuseid hakkab tulema paratamatult, kus inimese sisetaju ja arstide hinnang lähevadki lahku. Mida teha saab, on see, et see vestlus peab minema natuke inimlikumaks, et see nagu põhjendus ja suhtlus seal on nagu mitte masinlik, vaid nagu inimlik ja selgitatakse ära, et miks üks või teine otsus tuleb ja siis võib-olla ka see sisu muutub, kui on teada, et seda tuleb ka isiklikult võib-olla edastada, et siis peab ka võib-olla väga täpselt ka määratlema, et millistel kaalutlustel üks või teine otsus tehti. No samas Sotsiaalkindlustusameti poolt, mis küll otseselt töötamisega alati seotud ei ole, aga kostab üsna tihti neid lugusid, kus inimene, kellel on sügav puue, ta läheb ümberhindamisele ja tema puuet tohutult kergendatakse. Ma eelmine nädal nägin ühte inimest meie võrgustikust, kes ei näe üldse, kellele Sotsiaalkindlustusamet oli andnud siis keskmise puude, just kui asjad oleksid paremaks läinud, et kas need ümberhindamise see kriteerium, mis on nii töötukassas kui ka sotsiaalkindlustuses kasutusel, kas see jääb samaks, kas seda hinnatakse ümber, sest et siin on ju räägitud ka sellest, et kogu see valdkond liiguks ümber puude vaatamiselt siis teenustele, et mis teenuseid inimesel vaja on, et on siin mingisugused suuremaid muudatusi lähiajal plaanis? Siin ma pean nüüd ütlema ausalt, et see sotsiaalpoolele kahjuks tervise- ja tööminister eriti pääse ja ta neid pilte ei oma, mis toimuvad sealpool, ütleme, maja pooles, mis on muidugi jabur, et silotorni sees on veel väike silotorn, eks ju, mida teine pool ei näe. Aga mis puudutab töötukassat, siis siin ma pean endal selle teadmise tekitama, et aru saada, kuidas see protsess täpsemalt käib ja mis siin need puudujäägid on, ja mis on ka see poliitika suund, kuidas hindamised võiksid tulevikus toimuda. Eesti Puuetega Inimeste Koja üks liige on ka Eesti Kutsehaigete Liit, kellega ma ka rääkisin siin intervjuud ette valmistades ja nende poolt tuli küsimus selle kohta, mida siis, kui kaugele on jõudnud siis tänase seisuga tööõnnetuse ja kutsehaigete kindlustussüsteem, mida ma saan aru on siin ka erinevate valitsuste poolt aastaid ja aastakümneidki aetud, viimati suuremalt vist aastal 2018. Kas kutsehaigetele, kes näiteks tööõnnetuse tõttu on töövõimet kaotanud, kas neile võiks olukord natukene lihtsamaks minna mingi? Siin on lihtsamaks lootust on praegu, on üks areng on siin olemas lihtsalt taustale. Täna töövaldkonnas ja osades ka sotsiaalküsimustes asjad liiguvad ainult juhul, kui selle osas on kokku leppinud kaks uut mõjuagenti, tööandjad ja ametiühingud. Ei ole 20 aasta jooksul tööandjaid suudetud paati saada, et seda kindlustust teha ja paratamatult jääb see takistuseks sellise klassikalise kindlustuse tegemisel. Ehk siis mida siis sellistes oludes praegu me püüame teha, on see, et me püüame kavaldada ja otsime viise, kuidas saaks. Ja praegusel hetkel on siis, või ütleme kevade seisuga on siis sõlmitud üks suur kokkuleppe soodustingimustel vanaduspensionide reformiseks, kus üks säte ütleb seda, et me võime eelnõuga edasi minna, mis kuskil 30., 36. ja põlevkivisektoris 49. aastal siis staaži kogumise lõpetab, aga seal on teised kaks punkti, kõigepealt karjäärivahetusprogrammi pakkumine siin lauljatele, tantsijatele ja kõigile väljateeninud aastate pensionid omajatele täna. Ja seda me saame järgmisest aastast teha ja teine väga oluline moment on siis see, et kui töövõimetus on tekkinud töö tagajärjel, siis seda hakkaks tulevikus hindama töötukassa ja neil inimestele mõistetakse välja siis töötutoetusele lisaks hüvitis selle ütleme töökohal kaotatud tervise eest. Ehk siis võiks välja näha nii, et 350 või 400 pluss 300 või 350 ühesõnaga tänases vääringus. Et see oleks see asi, mis inimestele oleks reaalselt abi, esiteks rahaliselt, teiseks
kui töötukassa hindab seda, mitte ei jäeta tööandjale vaielda kohtus, siis oluliselt langeb see tõendamiskoormus. Töötukassal ei ole põhjust nagu nii suurtes kogustes neid kärude viisi neid dokumente tuua ja tõestuslävend langeb. Ja kolmas asi on see, et see omakorda loob perspektiivi, et ühel päeval me küsime tööandjate käest, miks tööandjad seda kõike kinni maksavad omast taskust, kui me võiksime tegelikult siis taandada ära iga tööandja nagu isiklikule panusele, et miks üks tööandja sallib oma töökeskkonnas rohkem riski kui teine. Nii et teeme sellised kukesamme lootusega jõuda lõpuks sinna, kuhu me kutseaigatega oleme ammu tahtnud jõuda, aga 25 aasta jooksul ei ole reaalselt jõudnud. Küsin siia lõpetuseks võib-olla selle küsimuse ikkagi ära, et millal need sammud võiksid toimuda? No see kokkuleppe tuleb meil sõlmida 22 aasta lõpuks, milline see tööst põhjustatud töövõimetuse süsteem välja hakkab nägema, see peab olema meil selle aasta lõpuks kokku lepitud. Hetkel on jõustumise ajaks pandud 30 aasta alles, aga kui me oleme kokkuleppe ära sõlminud ja ette näinud, kuidas seda rahastatakse ja palju see maksab, siis on siin 2 valimised vahepeal, kus koalitsioonilepetega saab seda teemat tõsta siis ettepoole. Kui mina peaksin poliitikas olema, siis mina pingutan küll selle nimel, et sotsid ja võib-olla ka Keskerakond selle teema koalitsiooni lauale tõstavad, nii et see tuleb sealt 30 aastast varasemaks. Mul on hea meel, et Eesti Puuetega Inimeste Kojal on töö- ja terviseministriga tekkinud hea koostöö. Peep Peterson, ma väga tänan selle väikese põgusa vestluse eest. Aitäh teile ka. Salvestas, intervjueeris ja monteeris Jakob Rosin.